Minul on vestluskaaslaseid täna 2. Tarmo Selliste on Foodloopist või Foodloop, ma kogu aeg Foodloop, kes siis tegeleb sellise hea, selles mõttes hea tegevus on mitte 1 sõna, vaid 2 sõna. Hea tegevusega selles suhtes 2 sõna, et ta aitab toitu mitte raisku minna, et talle annab sellele potentsiaalsele raisku minevale toidule uue elu. Ja mul on hea meel tervitada ka Kersti Arot, kes on Maaülikoolis teinud uuringuid erinevates siis tarneahela lülides ja teab siis, kes ja kus kõige rohkem toitu raisku läheb. Mina mäletan omast vanast ajast juba, et alati öeldi, et vanasti ei läinud mitte midagi raisku. Ei läinud raisku toitu, ei läinud asju raisku meie enda riideid, igasuguseid asju, mis meil vaja oli, et kõik kasutati ära. Kas nad lapiti kokku, läks uuesti käiku, kas töödeldi ümber, läks uuesti käiku ja sama oli ka toiduga. Et sellist asja, et toit visatakse lihtsalt, söömiskõlblik toit visatakse minema või ei kasutata ära, sellist asja ei olnud. See tehti ümber, seda kasutati ikkagi otstarbekalt ja täna see kahjuks nii ei ole. On mul õigus, Marika, või vabandust, Kersti? No peab ütlema, et mina olen prügi sorteerimisega tegelenud 10+ aastat. Lisaks mul on 3 teismelist poega, et ma ei saa endale väga lubada, et ma toitu raiskan. Et ma nüüd kohe vaatasin mõned päevad jutti, et mis mul seal orgaanilise biolaguneva prügikastis on, et seal olid üksnes koored erinevad, kas oli puuvili või juurvili või munakoored, et loomulikult juhtub aeg-ajalt, et midagi läheb raisku, isegi toit läheb nässu, et siis see leiab tõesti tee prügikasti, aga ma üldjuhul väldin seda. Ma küsiks võib-olla selles mõttes, et sa oled teinud ka uuringu selles mõttes, et kui me räägime esmatootmisest farmi ja põllu tasandil, me räägime toidu tootmisest, toidu valmistamisest, toidu tootja tööstuse tasandil ja siis me räägime jaekaubandust ja siis me räägime nii-öelda sellest kodu sellest, et sa just ütlesid, sa rääkisid nagu sellest enda nagu sellest, aga kuidas nagu sellest teistes lülides, et kus on see oht, et toitu läheb kõige rohkem raisku? Jah, me 2021 koos SEI Tallinnaga tegime uuringu ja ikkagi see tavatarbija meie kodudes ikkagi läheb meeletult toitu raisku, et kas oli 127 kilogrammi inimese kohta ja kui võtta nüüd protsentides ja koguseliselt, siis tegelikult pool meie Eestist inimtoiduks mõeldud toidust läheb tegelikult raisku või siis ütleme, nimetame, et nad on siis jäätmed, et kui rääkida konkreetselt põllumajandussektorist ja tegelikult ka kalandus kuulub ka esmatootmise hulka, siis selle protsent on 14, et üsnagi väike. Jah, seal küll see, mis puudutab toitlustusasutusi, seal on kõige väiksem, aga ikkagi meie oma igapäevases elus, kui me arvame, et me ostame oma rahakoti eest mingisuguse toidu, et siis meil on ka vaba voli seda ära visata, aga see tegelikult päris nii ei ole ja miks on ka siis toidu tarneahelas arvatavasti see kõige väikesem kaoprotsent, seepärast ikkagi tegemist on ettevõtjatega, kes toodavad ja käitlevad toidutooret, ehk see on ju nende jaoks kulu ja nad ikkagi tahavad toota korralikku toitu inimtoiduks, seepärast see on ka kallima müügihinnaga, et nad ei saa endale seda väga lubada, et toidukadu tegib. Ja loomulikult, et see on paratamatus, et seda tekib ükskõik, et on nii-öelda neid söömiskõlblikke jääke, on söömiskõlbmatuid jääke ja on ka suisa nagu ohtlikke, teatud juhtudel ohtlikud jäägid, mida tõesti ei saa mitte kuidagi nagu mõelda, et nad võiksid toiduna kasutatud saada. Aga ma küsiks võib-olla, kuna meil on siin põllumajandusmess justkui, ja põllumajandustootmine, et kus ja mis läheb üldse põllumajanduses toidu tootmisega raisku?
No põllumajandus iseenesest on väga kirju, et küll on siin taimekasvatus, sealhulgas ka siis aiandust ja on ka loomakasvatust ja piimatootmist, et kui nüüd ka mõeldes nende numbritele, et kus seal see toidukadu tekib, ma nimetaksin ikkagi toidukadu, et ka ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsioon ka ütleb, et toidukadu just tekib eelkõige põllumajandussektoris ja toidutööstuses, et toidutarneahela järgmistes lülides räägime tegelikult toidu raiskamisest. Et kus siis kõige rohkem tekib, on ikkagi kahjuks aiandus, et tegemist on ühelt poolt ikkagi ilmastikutingimustest väga mõjutatud sektoriga ja teiselt poolt sa pead väga lühikese ajaga selle saagi üles noppima ja sageli need ilmastikutingimused ei ole soosivad, et maasikakasvatus on kõige markantsem näide. Kuid sellel aastal, kui me ka maasikakasvatuses seda uuringut tegime, siis väga teravalt oli üleval ka tööjõu kättesaadavus, et selle aja poliitika oli selline, kus väga võõrtööjõud ei olnud siis põldudel soositud ja ka see ilm ka, et oli külm, siis oli väga palav, maasikas sai pauhti kõik valmis aga seda realiseerida oli väga keeruline, seepärast maasikas oli pehme ja turg ei olnud kõik selleks valmis. Aga kus siis kõige vähem seda toidukadu tekib, on lihasektoris, seakasvatus ja lihaveise kasvatuses. Et piimatootmises tekib ka üht-teist, seal on ka justkui paratamatu, et loomad on haiged, et piimas on somaatilised rakud, piim sisaldab antibiootikume. Teraviljakasvatuses on see protsent umbes 10, et kõige suurem kadu ikkagi jälle seal tekib põllul, et kas kombainid ei ole ühele või teisele hästi seadistatud või siis vajab hooldust paremini. Ja kartulikasvatus samamoodi, et seal on ka see määr üsnagi kõrge, et 1/3, et seal saab küll rääkida, et me oleme juba harjunud kaubanduses, et kartul peab olema teatud suurusega, et eelkõige praagitakse välja need ebastandardsed kartulid, kas nad on liiga suured või liiga väikesed ja loomulikult seal on ka ikkagi kahjurid, haigused, et kui hoida kartulit üle talve, et kas on meie uuritutest nagu kõige pikema realiseerimise ajaga, ütleme, toode, mida me uurisime, et siis ka seal paratamatult, et kui sa hoiad kartulit sügisest kevadeni, et siis paratamatult seal tekib ka isegi mahu mõttes kaos, et kui kartul seisab, siis ka toimub niiskuskadu näiteks. Ja kindlasti selles mõttes nendel väga head näited olid, et meil oli just mingil hetkel sellised vestlused, et miks põllumajanduses läheb nagu, kuidas toitu nagu raisku, et mina tõin selle põhise põhjuse just, et see ilmastik ongi heitlik ja siis öeldi, et ei, see ei ole ju ilmastik, et aga väga hea, et sa kinnitasid seda, et midagi pole teha, et põllumajandusel on 4 suurt vaenlast ja need on kõik 4 erinevat aastaaega, et kõik on ebastabiilsed. Aga kui palju sa tead, kasutatakse Eestis põllumajanduslikul, nii-öelda, ma ütlen siis võib-olla aiandustooted, et mis otseselt ei ole nagu toit, aga võiks olla toit. Et ma tean, see on raske küsimus, ma lihtsalt piltlikustan siis seda küsimust, et ma olin ühel OECD seminaril, kus räägitigi sellistest toidu võimalikest komponentidest või ütleme taime sellistest komponentidest, mida muidu ei kasutata toiduks. Ja toodi näiteks porgandit, et ei pea porgandimahla tegema ainult sellest oranžist või kollasest osast, et sa võid teha tegelikult porgandimahla koos rohelise osaga. Me täna seda rohelist osa vist ei kasuta väga palju. Sama näide toodi tomatitega, et tomatimahla sisse võid panna ka rohelisi tomateid. Selles mõttes mitte neid, mis ei lähegi punaseks ehk ongi oma olemuselt rohelised, vaid nad lihtsalt on toored. Et selles suhtes, et selliseid osasid nagu ka kasutada, et kui palju Eestis seda tehakse?
ma hetkel väga taimekasvatuse poole pealt ei oskagi öelda aiandus, et jah, et ma olen ka kuulnud selliseid näiteid, kus välismaal tehakse kogukonna köögis näiteks ebastandardsetest juurikatest edukalt püreesuppe ja pannakse ka purki või siis teistesse pakenditesse. Et mida ka reaalselt tehakse, et siin Tartu lähistel asuv lihatööstus paneb oma vorstide sisse või nende lõpp-produkti sisse erinevaid rupskeid. Ehk kui te ise ka nüüd poodi lähete, et vaatate, et mis seal pakendis kirjas on, siis mina olen küll näinud südant ja nii edasi, et see on igati nagu tervitatav, et meil selline toidukultuur puudub süüa erinevaid rupskeid, et ma arvan, et ega me ka väga meelsasti eestlased ei ole valmis sööma näiteks ka lambapead. Või silma. See on vist veel hullem. Et kuigi minule isiklikult rupskid väga maitsevad, et ma vabandan, Tarmo, et ma olen sind justkui nagu välja jätnud vestlusest, aga kuna ma tean, et sa selles mõttes ei ole põllumajandusega kuidagi nii-öelda seotud, aga sa äkki natuke räägid oma tegevusest, sest see on väga hea tegevus, mis sa teed. Jaa, et põhimõtteliselt mina esindan siis Food Loopi ja meie siis opereerime Tallinnas toidujagamiskappe ja pakume siis selle vastavat teenust ja põhimõtteliselt siis ühe lausega, mis me teeme, on see, et päästame poodides ja kodumajapidamistes ülejäävat toitu ja jagame seda siis ümber oma kasutajatele. Ja tänaseks siis oleme ligi 1,5 aastat tegutsenud ja ümber suunanud 45 tonni toitu. Meil on kümneid partnereid, poodide, kohvikute, erinevate ettevõtete näol, siis kelle käest me saame toitu, mis muidu oleks läinud äraviskamisele ja mida me siis jagame ümber oma kasutajatele. Et sa ütlesid, et sa teed koostööd eelkõige jaekaubandusega, et miks sa ei tee koostööd nii põllumajandusettevõtetega kui toidutööstustega? Kui vaadata seda uuringut ka, millest siin räägiti, siis tegelikult see toidukadu ehk see toit, mida oleks võimalik ümber jagada, see tekib eri sektorites ja tegelikult kõige rohkem tekib seda kodumajapidamistes. Seal vist see kogunumber on 84 000 tonni ja see, mis siis kodudes tekib, oli seal üle 30. Järgneb seal jaekaubandus 20 000 tonniga ja siis teised sektorid tulevad riburada pidi järgi. Ja fakt on see, et see põllumajandus on paratamatult, kui me vaatame kogu pilti seal tagapool. Aga mis on veel olulisem on see, et seda saada nagu jälile sellele kohale, kus see toidu raiskamine seal ahelas tekib, põllumajandus on tunduvalt keerulisem ja siis seda toitu ka sealt päästa. Ehk siis me teame seda näiteks Maaülikooli uuringu kohaselt, et ligi vist oli 13% kartulitest läheb sorteerimisele äraviskamisele, kuna nad on kas ala- või ülemõõdulised. Nüüd on küsimus, et kuidas siis see 13% seal sorteerimisel selle asemel, et ära visatakse, suunata kas siis inimestele, loomadele või siis lõpuks näiteks ka biogaasi tootmiseks, et neid valikuvõimalusi on väga erinevaid. Et ma arvan, et lihtsalt see on ühtepidi tundub väga lihtne, aga teistpidi on see väga kompleksne probleem ja neid tekkekohti on üle Eesti sadu, kui mitte rohkem. Et me teame, et toitu seal põllumajanduses väga palju üle jääb, aga seda, kuidas seda nüüd päästa või seda nagu ümber suunata, selleks hetkel häid lahendusi ei ole. Kas sa tead, kas see 13% kartulit, et kartul on ju minu arust vahet ei ole, kas ta on suur või väike, ta kõlbab süüa, et mis nende kartulitega siis edasi saab, mis justkui nagu oma mõõdu järgi nagu ei kõlba? Ma mäletan, et selles uuringus me ei küsinud, et mida nad selle kartuliga edasi teevad. Kuigi ütleme, et ma olen otsapitsi seotud ka või olen liige Suurperede liidus, siis seal küll kohtab, et see nõuab ikkagi tootjale ettevõtlikkust, et leida need õiged inimesed üles ja siis seda toitu niiviisi edasi jagada. Aga üldjuhul öeldakse, et mis tegelikult ma tean ka, et Keskkonnaministeeriumi ehk siis nüüd Kliimaministeeriumile väga ei meeldi, et ikkagi need ülejäägid komposteeritakse
ja siis need viiakse kompostina hiljem põllule tagasi. Jah, et selles mõttes see on ka alati nagu see küsimus, mõnes mõttes natuke siuke majanduslik küsimus on ju, et 13% ma peast ei oska öelda, palju meil seda kartulikasvatus on, et 13% sellest on nagu väga suur number. Võib-olla selle ühe kasvataja juurde minnes on see, ma ei tea, paar kotti on ju, et kas selle paari koti pärast on jälle mõtet hakata seda kokku korjama, vedama kuhugi, mõnes mõttes laiali jagama, et see majanduslik mõttekus seal on alati see üks konks. Ja kartuli puhul tasub sellele ka mõelda, et see 13% koguneb umbes 3 aasta peale, et sa ei kogu seda näiteks sügisest kevadeni niiviisi kokku. Just. Ja Tarmo? Ja lihtsalt mulle meenus üks kartulitootja, kellega ma suhtlesin, see oli eelmine aasta ja uurides ka natuke seda tausta, siis tema nagu sõnum oli see, et vähemalt tollel hetkel see kartuli hind oli nii madal, et isegi ta teadis, et tal on see jääk ja ta oli ka teadlik sellest, et sellele võib olla nagu kliente või seda saaks annetada, aga kuna see lihtsalt see hind oli nii madal ja see nõudis temalt tööjõukulu, siis ta ütles, et tal on lihtsam see siin nagu põllule jätta. Põhimõtteliselt ei, see oli juba tegelikult ära korratud, nagu ma aru sain, kuhugi sinna lauda kõrvale kompostihunnikusse saata. Et võib-olla täna, kui ütleme hinnad on tõusnud, ma kartulina osas ma ei oska öelda, ma eeldan, et ka see on muutunud, et siis see tegevus muutuks nagu mõistlikumaks, aga fakt on ka see, et kui selle ka põllumehe kasvatatava toote hind on nii madal, siis tema motivatsioon panustada ka sellisesse jätkusuutlikumasse tegevusse on ju tunduvalt madalam, et tema esmane huvi on tagada endale leib lauale ja siis vaadata, kuidas edasi. Et ma arvan, et seda aspekti tuleb ka kaaluda, et mis tema kulud nii ajaliselt kui majanduslikult on. Aga kas teil on selles mõttes olemas see võimekus, kui keegi ütleb, te tegutsete põhiliselt ju Tallinnas, et keegi näiteks Valgamaal või siis Saaremaal ütleb, et meil on siin siiski 2 tonni, praegu rääkisime kogu aeg kartulitest, räägime õuntest on, et meil on siin nii palju, õun läheb siidriks ja küll, aga ütleme siis, et meil on 2 tonni porgandeid, eks, et kas te lähete sellele porgandile järgi ja kas te saate selle siis ikkagi sinna kappi panna või kuidas see nagu protsess käib? Ja selles mõttes kindlasti, et kui siukse kõne saaks, et meenub just eelmise aasta september, kus ühes kesklaos oli jäänud üle 10 tonnide kaupa arbuuse ja täpselt saime just siukse kõne ja siis me 1,5 päevaga 6 tonni suutsime ümber jagada. Aga tõesti, et ma arvan, et see kulu ja see logistika on seal hästi oluline, aga kuna meie iseenesest organisatsioon tegeleb vabatahtlikkuse printsiibil ja täna meil on nüüd üle 50 vabatahtliku, kellest paljud ka paratamatult nädalavahetustel käivad Eestis ringi, on ka võib-olla elavad aeg-ajalt mujal Eestis, et siis tegelikult meil on see võimekus olemas. Lihtsalt, et küsimus ongi, et me oleme alles nii värskelt tegutsenud, meil fookus ongi läinud peamiselt jaekaubandusest toidu päästmisele, et ma näen küll, et põllumajandus on koht, kuhu võiks nagu laieneda ja kust saaks nagu rohkem toitu päästa ja miks mitte, kui me oleme ise äriühing ja teenime tulu, et tegelikult me saaks põllumehele ka selle kauba eest tegelikult raha maksta. See ei ole küll see raha, mille ta sinna võib-olla maha on pannud, aga see on siiski raha ja kahjumit saaks vähendada. Ja see on väärtuslikum kui see, et ta selle lihtsalt maha mataks. Aga ma kindlasti osadele inimestele siin kuulates, et teil on need toidukapid, et kas te olete nagu siis toidupanga moodi asi või räägi seda süsteemi, et kuidas see jõuab see toit sinna kappi ja kas see kappi kasutamine on tasuta või kuidas, räägi mulle seda süsteemi ka natukene. Põhimõtteliselt me opereerime sellist mudelit, et kaupa me saame tasuta ja selleks, et siis seda kaupa võtta, peab klient maksma kuutasu, mis on hetkel 10 eurot ja selle summa eest sa võid siis 1 kord päevas kapist asju võtta. Me ei garanteeri kunagi kauba saadavust, ükski klient ei tea kunagi, mis seal kapis reaalselt olemas on, aga see on see, millele nad põhimõtteliselt annavad oma allkirja, kui nad meie kliendiks hakkavad, et nad on sellest teadlikud. Ja niimoodi see töötab, et iseenesest meie defineerime ennast ringmajandusettevõttena, mille eesmärgiks on toidu päästmine. Seega meie kliendiks võib hakata igaüks, sa võid olla kas miljonär või sõjapõgenik Ukrainast. Meie ei kontrolli inimese seda abivajadust erinevalt toidupangast.
ja ma arvan, et me olemegi selles mõttes siuke natuke uut tüüpi lahendus. Teisi selliseid maailmas ei ole, et paigutaks meid sotsiaalse ettevõttena kuhugi sinna jaeketi ja siis ütleme toidupanga vahele. Tasuta ei ole, aga samas 10 eurot kuus maksta selle eest, et sul on võimalik saada teoorias 150 asja, tihti ka rohkem. Et see tundub minu jaoks väga mõistlik lahendus olevat. Aga kas sa tead ka selles mõttes, kes on need inimesed, kes sinu seda selles mõttes teenust kasutavad, nagu sa ütlesid, et teil ei ole seda, selles mõttes te ei tee seda sotsiaalset tausta, et tõesti, et tal on puudust, toidupuudust võib-olla või et ta vajab seda tuge, et palju neid miljonäre siis ikkagi on, kes mõtlevad natukene sellises ringmajas, sest see on tegelikult rohelise mõtlemise punkt ju. Tegelikult et ega ma ju ei tea, eks ole, et aga kui ma vaatan seda inimeste järjekorda, kes meil kogu aeg kapi juures on, et siis igaüks, ma arvan, kes neile peale vaatab, võib öelda, et suure tõenäosusega nad ei ole kõige paremini hakkama saavad inimesed. Päris paljud räägivad neist kas vene või ukraina keelt, et paratamatult meie teenus on selle sihtgrupi hulgas populaarne, aga samas on meil ka seal kapi juures väga tihti noori peresid, inimesi, kes käivad päeval kontoris tööl. Et selles mõttes, et ma arvan, et inimesi on igast valdkonnast, aga kindlasti ütleme, et raskemini toime tulevate inimeste hulk on kindlasti tunduvalt suurem. Aga kas ütleme, see 10 eurot ei ole tõesti ju, see on ikkagi suhteliselt nagu väike summa, et te ju, sa ütled, et sinu tööjõud on vabatahtlikud, et see siiski, see toit peab sinna kappi jõudma, see ka maksab, et kas te tulete nagu selles mõttes otsotsaga siis kokku, et see tasub ära? Jah, selles mõttes, et ütleme, et meie need rahalised näitajad on suhteliselt nagu marginaalsed, aga alates algusest saadik oleme me olnud igakuiselt kasumise. Meil on väga suured investeeringud, mis me teeme IT-arendusse, kuna meil kõik põhimõtteliselt ju süsteem põhineb sellele, et inimene registreerub kasutajaks ja on võimalik teda seal kapis tuvastada. Aga isegi sellele vaatamata selles mõttes me oleme omadega plussis ja näeme, et sel tegevusel on ka majanduslik mõttekus ja nüüd me lihtsalt tegelemegi sellega, et vaikselt laieneda ja saavutada siis sellised numbrid, et meil oleks võimalik laieneda juba Eestist väljapoole. Aga te selles mõttes te olete ringmajandusettevõtted, tahate päästa toitu, mis on väga, ma ütlen, väga hea tegevus. Kas te olete ka mõelnud sellele, et toodaks ümber? Et teeks ühest toidust teist asja. Ma toon jälle ühe näite, mida minu arust Skandinaavia riikides päris palju praktiseeritakse, on näiteks kogutakse kokku leivatööstusest, mitte leivatööstuses, aga ka jaekaubanduses müümata leib ja hakatakse seda kääritama ja tehakse kalja ja vanasti tehtigi kalja Eestis ka ja õlut. Või sellised näiteid on veel, et kas te selle peale olete ka mõelnud? Jah, oleme, aga selles mõttes igaüks peab kuskilt nagu alustama, et meil see algus on olnud see kapilahendus ja see, et me tegeleme toidupäästmisega. Ma näen, et järgmisena me liigume sinna, et me hakkame ikkagi seda toitu ka sisse ostma, sest hoolimata sellest, et organisatsioonidel ja inimestel on nagu hea süda, et siis on teatud kohad, kus pigem visatakse toit ära, kui see ära antakse. Kui aga sinna panna mingisugune rahaline komponent juurde, siis oleks meil võimalik ka sealt see toit saada. Ja siis ma arvan, et kui meil kõik plaanid õnnestuvad, siis üks hetk me liiguks ka sinna, et me hakkaks seda ümber töötlema. Aga see kõik seostub ju erinevate lubade regulatsioonidega ja juba mõnes mõttes tootmisega, et see nõuab juba küllalt suuri investeeringud, et see peab olema ka äriliselt mõistlik. Aga ma näen, et see potentsiaali on. See 84 000 tonni, mis kuskil seal väljas on, et see on piisavalt suur number, et sellega tegutseda ja lahendusi proovida leida. Kersti, ma siis küsin sinu käest sinu sellise hinnangulise küsimusi, et selles mõttes, et mis sa arvad, kas eestlane on valmis sööma üldse toitu, mis on nii-öelda
jääkidest tehtud, ümber töödeldud ja siis minema kauplusesse ja ostmagi sellist leivast tehtud õlut või tegelikult sulatatud juust on ju ka kunagi sellest alguse saanud, et kasutati ära juustu tootmise jääke ja tehti uus toode. Tänasel päeval ma olen aru saanud, seda sulatatud juustu niimoodi enam ei tehta. Aga mis sa arvad, kas see mõttemaailm, kas me oleme valmis selliseks pöördeks? Ma ei ole väga õige inimene rääkima, et kindlasti on number 1 on ka ju toiduohutus tegelikult. Ja kui me räägime mingi toidu ümbertöötlemisest, et mis tasemel see toit ise juba on, et kui sa seda ju pidevalt ümber töötled, et siis see toitaine väärtus seal kahaneb. Aga ütleme, Tartus on ka tasuta sellised toidukapid, mille uksed ei ole lukus, sa võid alati seal võtta, kui seal juhuslikult midagi on, siis sa saad seal midagi võtta, et kui ka siin Tartus on olnud kas laadad või mingid muud üritused, siis ka reklaamitakse välja, et meie seal müüaksegi ja teeme päästetud toidust uut toitu. Et eks see nõuab meilt natukene rohkem seda mõttemalli ümberharjumist, et tegelikult ka tänase kuupäevaga toit kõlbab väga hästi täna tegemiseks või kui sügavkülma panna, et siis ka sulatatud üles kohe ära teha, et see nõuab natuke veel harjutamist. Mis sa arvad, Tarmo? Ja mul lihtsalt meenus, et minu meelest Toidupank on juba mõnda aega ette valmistanud sihukese päästetud toidu, ma ei oska öelda restorani, aga söögikoha avamist Tallinnas, et ma tean, et nad on selleks juba pikemat ettevalmistusi teinud ja selle eesmärk ongi just valmistada päästetud toidus seda toitu, mida klientidele pakutakse. Et ma arvan, et eks see ongi nagu, see võtab nagu aega, et see pool ka tuleks ühiskonna juurde, aga nagu näha, et selle kallal tegutsetakse ja ma küll ei usu, et inimestel oleks seda raske vastu võtta. Pigem on lihtsalt selles, et tegelikult ju hetkel ei ole pakkumist. Et kui sa isegi tahaks, ütleme, ümber töödeldud toidust valmistatud toitu süüa, siis tegelikult ei ole ju vist väga midagi osta, eks ole. Et see ongi asi, mis ei ole väga tähelepanu saanud. Ja me just eile tegelikult siinsama stuudios rääkisime toidu hindadest ja seda ju hästi palju räägitakse, et toidud jällest lähevad kallimaks ja samas toitu ikkagi nagu raisatakse päris palju ja patustajad ongi need samad viimane selle ahela viimane osa ehk siis tarbija ise, et kuidagi nagu asi on tasakaalust väljas, et ta kallis, aga raisku läheb ka väga palju, et selles mõttes meil hakkab aeg otsa saama siin, see pool tundi läheb kiirelt. Ma küsin siis, kuidas te ise, sa Kersti natukene rääkisid, et teil kodus väga palju ei lähe raisku. Kas sa kalkuleerid ka seda, et kui palju läheb raisku? Ei, seda ma ei kalkuleeri, aga ma ikkagi vaatan, et kui leib hakkab näiteks juba ei ole juba hea või liiga kaua mul seal seisnud või siis kohupiima kuupäev hakkab kukkuma, et siis see annab mulle ka koduperenaisele jälle ideid, mida uut toitu teha. Et esiteks, et see leib või kohupiim prügikasti ei läheks ja teiseks võib-olla see annab mulle tõuke mingisugune uus toit teha, et ka see rikas toidulapp peab meil igapäevaselt tegelikult olemas olema. Kuidas sul on? Jah, et selles mõttes sa ju päästad toitu, et palju sa kodus tegelikult siis seda toitu päästad? Selles mõttes, et kuna mulle elan eramajas, siis meil on juba alates sellest, et kui sinna kolisime, on mitu biojäätmete kasti, nii et selles mõttes otseselt raisku ei lähe mitte midagi, et ikkagi kõik, mis võimalik, läheb biojäätmetesse. Aga ma arvan, et oluline on siin just see, kuidas öelda, kaks asja, et planeerida ja siis teine asi, et vähem poes käia. Et minu elukogemus on see, et mida harvem sa sinna toidupoodi satud, seda mõistlikumaid valikuid sa teed. Et see jutt, mida siin räägitakse, et istub kas perenaine või meesterahvas kodus internetis ja ostab sealt e-poest ja planeerib, et see tegelikult vastab tõele, et see tavapoes seda planeerimist teha on väga raske, et sa pead olema selleks ise kodus ette valmistunud. Et alati soovitan nagu, kui inimene tahab kuludelt kokku hoida või mõistlikumad valikud teha, lihtsalt hakata nagu paberi peale kirja panema või arvutisse ja vaatama siis ja suht kiiresti juba, ma arvan, leiab need kohad, et kus saab teha juba nii rahakotile kui ka tervisele mõistlikumaid valikuid. Ja teate, mis üks nipp on veel või? Kuidas toitu saab mitte lasta raisku minna?
see töö tuleb viia töö juurde ja uskuge mind, töö juures süüakse alati kõik ära. Või siis sugulased külla kutsuda. Just, et alati, et viitsin, et kõige hullemad õunavissid kõik süüakse ära, et pole midagi teha, kõht on tühi ja pole kuhugi aega minna ja süüakse. Et see on nagu ka üks võimalus. Aga suur aitäh teile. Aitäh kutsumast. Et Tarmo tegelikult läheb nüüd veel edasi samal teemal rääkima, et meil on ka infopäev. Nii et kes vähegi jaksavad, siis see kohe hakkab. Ja Kerstile suur aitäh, et sa liitusid meiega. Aitäh. Aitäh.